porgandiga kuulga, mis magus suu. Meil on vaid hetk, see hetk on nii tuus, nõksub nüüd kuus. Laulupidu on kuul, porgandiga kuulga, mis magus suu. Meil on vaid hetk, see hetk on nii tuus, nõksub nüüd kuus. Laulupidu on kuul. Sunshine! Tere tulemast minu majja! We are back! We are going to the Eurovision! Lähme või? Ma võin teid õpetada küll. Jaa, Paula on meil muusikaõpetaja. Ja tere kõigile! Meie olemegi tädi Paula juures. Siin majas elab onu Mati ja Bruno ka veel. Jaa, aga Mati ja Bruno Hubert, ma nägin, nad olid praegu staadionil. Nad tegid trenni. Trenni? Mis nad trenni tegid? Ei, nad ei teinud. Nad nausid. Mati tegi trenni ja Bruno vaatas pealt. Mängis ukulelelet, et oleks parem trenni teha. Jah, sa ei pea üldse muretsema, Paula. Ma hakkasin nii muretsema, sest meie peres trenni ei tehta. Aga mina küsisin Bruno käest, et mina jookse kiiresti. Bruno ütles, Mis tegi? emme ei luba. Õige, sest meie peres nii ei tehta. Meie ainult laulame ja teeme igasugu rütmimänge. No muidugi, vaat kui tore. Täpselt, ja me oleme jõudnud minu elutuppa. Minule väga meeldib laulmas käia. Mina käin tädi Paulaga kogu aeg laulmas. Minu lemmiklaul on Jäänäsääl on pikkad kõrvad, pikkad kõrvad, pikkad kõrvad. See on nii tore laul, mulle meeldib. Vaata, kui hea, kohe muusikariistad mul siit kõrvalt võtta. Sul tuleb see väga hästi välja ka. Ma olen terve suve harjutanud. Ma harjutasin seda teie laulu ka. Kassida hümni. Aga Hubert... Kiisud keerutavad tantsu. Kiisud pehmä samm. Kiisud keerutavad tantsu. Tam-tam-tam-tiri-tam. Väga hästi tuli välja, Hubert. Tam-tam-tam-tiri-tam. Aga Hubert käis täna hommikul ka Paula juures muusikatunnis, aga seal ta õppis hoopis täiesti teistsugust asja. Teate, ma annan teile 5 sekundit aega ära arvata, mida Hubert täna Paula juures õppis. Ei arva mitte kunagi ära! 3, 2, 1. Peaaegu! Väga lähedal! Aga Hubert, kas sa ütled ise, mis sa täna õppisid Paula juures? Täna mina õppisin tädi Paula juures vaikselt rääkimist. Sa ei saa aru, et sa oleks seda õppinud! Hubert, kas sa mäletad, mida me rääkisime? Kuidas me laulma peame? Nagu hästi pisikesed. Pianod. Pianolt. Me laulame nagu pisikesed, väiksed päkapikud. Laulame hästi vaikselt. Väga tubli, Hubert. Tädi Paula ütles, et kui mul oleks siin kusagil üks nupp, siis tema saaks volüümi panna kõvemaks ja võtta vaiksemaks ka. Täpselt, nii aga me veel harjutame seda. Ja, aga Hubert ei ole ainuke, kes käib Paula juures muusikatunnis. Enne mind käis täna doktor Ave muusikatunnis. Ja, täpselt nii. Terve küla minu juures muusikatunnis käinud. Isegi Lotte käib. Miks nii? No sellepärast, et meil on teile väike üllatus. Ja mis üllatus? No ma ei tea, kas ütleme 3 peal, mis saama hakkab? Ütleme 3 peal, mis saama hakkab? Ma kuulan, mis te ütlete. Olgu, ütleme 3 peal. 1, 2, 3. Lottemaal tuleb kontserttuur! Mis tuur? Ma pidin praegu mõtlema, et huvitav, kas me ütleme, et Lottemaal tuli plaat või Lottemaal tuleb kontserttuur. Jah, sest plaatid, ma arvan, juba teate, et plaat tuleb välja, aga nüüd meil tuleb ka kontserttuur ja kõik käib minu juures muusikatunnis ja see on minu juures nii tore. Aga kas plaat juba väljas ei ole või? Ja ma arvan, et ta juba on. Mina olen näinud küll seda plaati. See on tumesinist värvi. Ja tal on lausa nimi ka. Kuu ja kukeseened. Täpselt nii. Teate, mis või? Meie käisime eelmisel aastal emmega Kuu peal. Ja me käisime Porgandiga Kuul. Käisime ja see oli pettumus. Miks siis nii? Küll jah. Ja mina ütlen, et seal oli üks selline rao. Väga meeldiv oli temaga tutvuda, et minu jaoks täitsa oli huvitav. Kohe mulle väga meeldis seal Kuu peal, et võiks lausa tagasigi minna. Tema kogu aeg tantsis temaga selle 3 kõrvaga jänesega. Aga teate, mis või?
kuu peal pidid kõik väikesed asjad hästi suureks kasvama. kas kasvasid ka või? Ei kasvanud. Puugakommid olid küll täiesti pettumust tekitavalt väikesed. No tegelikult pulk oli suur, aga puugakomm oli nii väikene. Pulgakomm. Pulgakomm. Mäletad, me harjutasime eile. Pulgakomm. Aga kas seal kuu peal juhtus veel midagi lõbusat peale pulgakommide ja? Me tantsisime seal. Ja laulsime ka Põrgandiga kuul. Täpselt. Ja muidugi me laulsime. Ja tantsisime Raoga. Ja Pauliine. Raoga. Ma vaatasin, kuidas Roosi tantsib. Ja Roosi käis ka meiega kuu peal. Lotte käis ka. Ja päris paljud käisid teiega vist kuu peal seal. Seda pidu oli siia välja kuulda. Ja teate mis või? Rohutirtsud kuulsid ka seda pidu ja siis nende pidu ja tantsu ka kuulsid. Mürtsu, kõike kuulsid siia leiutajate külla. Ja siis nende sümfooniaorkester hakkas ka igasuguseid laule õppima. Ja teate mis või? Räägi! Siis kui on kontserttuur, siis meie sümfooniaorkester mängis kõik oma laulud sinna ka ja siis teised laulavad ja teie kuulete. Tubli, Hubert, tubli. Väga ilusad lausehiitlused. Eesti keele tunnist on kasu. Tähendab, Hubert veel koolis ei käigi. Kõik Lotte, Bruno, Albert läksid kooli, aga Hubert õpib minu käel praegult veel. Mul ei ole veel pinalit. Ma ei saa kooli minna. Ja aga muusikatunnis ta käib juba. Nii et see on nagu kooliharjutus enne koolis. See on eelkool. Nagu eelkool, täpselt nii. Paljud teie sõbrad käite ka eelkoolis. Ja kas te nägite, me käisime isegi Hubertiga enne kooli puhkusel, kuigi Hubert kooli ei lähe, aga puhkusel me käisime ikka spaas. Meie käisime Mis spaas te käisite? Me käisime Pärnus. Estonia spaas. Seal oli väga tore, seal sai mullivannis ka olla. Seal oli väga soe. Ja me ujusime seal. Vesi oli märg. Aga teate mis, kui te minu juurde olete tulnud, siis äkki teeksime mõne laulu ka. Jaa, aga kas õpetad meile midagi? Kas õpetad neile ka? Ja võiksin õpetada küll teile kõigile. Näiteks, kuna praegult on sügis, siis me võiksime laulda sügisest. Millist laulu? Laulame näiteks niimoodi, kuidas lehed langevad. Lehed langevad, tehti kõik kaasa. Lehed langevad ja pori katab maa. Pori katab maa. Nii, proovime uuesti. Proovime algusest peale niimoodi, et lähme koos lauluga. See on hästi lihtne laul. Paneme endale lehed ülesse ja lähme koos lauluga. Lehed langevad ja pori katab maa. Aga teate, mis siis teha saab või? Kui lehed langevad ja pori katab maa või? Siis saab ju minna õue mängima. Nii et siis me laulamegi, et siis saab minna õue mängima. Siis saab minna ja mängima. Käed üles. Jah, täpselt, te võite kohe hüüda, et lähete õue mängima. Aga proovime algusest peale, lähme lauluga lõpuni. Tehke meiega kaasa. Võite meiega kaasa teha, panete endale käed üles, algul kõigil on lehed ja lähme kõik koos. Lehed langevad ja pori katab maa. Nüüd saan minna õue mängima. Väga hästi tuli teil kõigil välja. Mul läks veel sassi. Proovime, aga nüüd proovime niimoodi, et teeme hästi vaikselt, sest äkki ainult teie teate, et lehed langevad. Ja ainult teie teate, et maa on porine. Ja ainult teie teate, et te saate nüüd õue mängima minna. Nii et me teeme Hubertiga seda sama harjutus, mis me hommikul tegime, et hästi vaikselt. Ja mina teen nüüd täiega liigutusi kaasa. Piano. Te võite minu järgi teha, mul on 2 kätt. Kõik pianos hästi vaikselt, et lehed langevad ja pori katab maa. Nüüd saan minna õue mängima.
täpselt nii, ta tuli väga-väga hästi välja. Kas sa õpetad kontsertuuril ka seda lugu või? See on nagu soojendusharjutus meil, sest seal saad minna hästi kõrgeks oma nootidega ja hästi madalaks. See teeb hääle hästi soojaks. Alati enne kontsertuuri, enne kui me läheme lavale, siis me teeme kõikide külaelanikega selle harjutuse kõik koos läbi. Nii et see on osa meie kontsertuurist. Kui mina käin tädi Paula juures muusikatunnis, siis meie teeme ka häälesoojenduse harjutusi. See on nagu soojendamine kekatunnis. Aga äkki sul on mõnda muud, mitte nagu laulumängu, vaid hääle soojaks tegemise harjutust. Mina olen Austraaliast pärit, eks ole, ma olen seal näinud. Seal meil üks krokodill teeb selliseid nagu jaa, need on head hääleharjutused küll. Kas sul on mõnda näiteks meie sõpradele teha? Jaa. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et kui krokodill teeb seda, siis ärge tal liiga ligidal olge, sellepärast, et siis võib märjaks saada. Täpselt nii. Aga me saame oma huuled pronti panna, niimoodi nagu kaks musi tegema. Kuidas te teete? Hubert, sa teed ka emmele musi, ma olen näinud küll. Vahel ta küll teeb. Ja Paula teeb Matile ka, ma olen näinud ka. Tuleb musi, tuleb oksa. Hubert. Olgu, paneme huuled pronti ja teeme ma ei tea, ühes ei hästi olla. Ma ei oska. Nii nagu musid, et või siis paneme keele paneme suulakke ja teeme ja väga hästi. Me oleme nagu kassid. me oleme nagu mootorratturiired. Ei, me oleme nagu Mati ja Paula. Me teeme kurr. Ma ei tee, ma olen mootorratturiir. Olgu, sa võid olla mootorratturiir. Aga siis saame veel teha niimoodi, et paneme endale suu paneme kokku ja siis teeme häält ainult siit kohast. Teeme nagu auriklaevad. Aurik väljub Viljandist, ma olen kuulnud. Minu trumpet teeb ka auriku häält. See on väga hea. Onu Leo õpetas selle harjutuse mulle, see peaks ka hääle hästi soojaks tegema. See teeb kurgu mõnusaks. Teeb küll ja proovige teie ka kindlasti kodus kaasa teha meiega. Mingis osas me peaksime äkki logopeedilisi harjutusi ka tegema. Nii nagu Austraalias nad teevad. Niimoodi, et tuleb keele ots panna üles ja alla ühele poole ja teisele poole ja siis tuleb r-tähte proovida ka. Mina juba oskan r-tähte. Teie oskate ka, on ju? Kui veel ei oska, siis varsti õpite ära. Mul on selle jaoks ka tegelikult üks harjutus. R-tähe jaoks. Nii, see käib niimoodi. Ära söö kirsse liiga vara. Proovime kõik koos teiega. Ära söö kirsse liiga vara. Ja see on mõmmi aabitsust. Niimoodi õppis mõmmi R-tähe selgeks. Ära söö kirsse liiga vara. Ja ütlete nii palju kordi, kui R tuleb lõpuks välja. Minul on ka üks. Nii, me kuuleme. Rongirattad ragisevad. Rongirattad ragisevad. Minul on ka üks. Nii. Pagaripiparkokk. Pagaripiparkokk. Mul on üks veel. Kriimu näoga Triinu istub trepi taga kraavis. Trepi taga kraavis istub Kriimu näoga Triinu. See oli väga hea. See oli nüüd level 1000. Level 1000. Tase 1000, level 1000. Täpselt nii. Nii, R-id on meil selged. R-id on selged. Hääl on soe. Ja nüüd võibki kontsertuurile minna. Ja nüüd te võite ka meie kontsertuurile tulla. Oodake, aga kuhu ma saan minna sinna? Kas nad tulevad leiutajate külla või? Seda ka. Aga tead, Hubert, oodake. Mul on sokise spikker. Spikker. Nii.
meil on spikker. meil on päris paljudes kohtades need kontserttuurid lihtsalt sellepärast, et igale poole saaksid kõik tulla, kes tahavad. Näiteks sinu kodu juures on või sinu kodu juures. Sinu kodu juures on ka. Ja kui väga meeldib sealt minna mitmele ka, kas või igale. Ja kas või igale kontserttuurile ja see hakkab 6. oktoobrist ehk siis juba nädala pärast. Kohe varsti algab. Ja kus esimene meil on? Esimene on Tallinnas, Pealinnas ja Tallinna kultuurikeskuses. Ma kuulsin, et seal toimub mingi Kidsfest. Mina kuulsin ka raadio seest. Onu Leol käis täna hommikul raadio ja sealt öeldi, et seal on Kidsfest. Ja see toimubki Tallinna kultuurikatlas. Ma tahtsin lihtsalt seda ka öelda, et Kids on inglise keeles. Lapsed, see on nagu lastefestival. Täpselt nii. Tubli. Emme, kas meie lähme ka? Meie, sa mõtled kontserttuurile või? No meie ei ole Hubert sinuga võtnud Paula juures praegult selliseid muusikatunde, et me sinna saaks minna, aga mine sa tea. Võib-olla me lähme siis järgmisel aastal laulma. Ja Eurovisionile. me läheme, hakkame arutama Eurovisiooniks, ma hakkan teile kohe lugu kirjutama. Teate, meil tuleb muusikavideo ka varsti välja. Väga ilus muusikavideo tuleb. Väga hea laul. Väga andekad lauljad on seal. Ma kinnitan. Paula kinnitab, muusikaõpetaja kinnitas. Kõik need väga andekad lauljad muusikavideos käisid tädi Paula juures õppimas. Ja nendega tegime kõik hääleharjutused ära ja harjutasime kõik sõnad selgeks ja R-id selgeks ja Aga emme, räägi meile veel, mis sul seal spikeri peal kirjas on. No näiteks 11. oktoober toimub Rapla kultuurikeskuses. Raplas. Nii et kõik Rapla inimesed saavad minna Rapla vaadake, see on järgmine harjutus. Rapla kultuurikeskuses. Ja. Rapla kultuurikeskuses. Või õigemini tegelikult on see Rapla kultuurimaja. Rapla kultuurimajja. Rapla kultuurimaja. 12. oktoober on Kose kultuurikeskus, mitte Kose kultuurimaja, vaid Kose kultuurikeskus. Ja kordame, Kultuurikeskus. Ja millal see oligi meil? 12. oktoober, 12. järgmine päev. oktoober. 11. oktoober on Raplas, 12. oktoober on Kosel. Ja teate, sellega see ei lõpp. Nüüd on veel või? Ja 13. oktoober Rakvere. Rakveres. Kõik on R-tähega. Rakvere teatri väikses majas. Rakveres on linnus ka ja seal on Tarvas. See on selline pull. Ja linnus on hästi põnev. Seal on hirmutuba ka. Aga põhimõtteliselt see ongi nagu Eesti tuur. Eesti tuur. Leiutate küla läheb Eesti tuurile. Kas nad lähevad mõnda sellisesse linna ka, kus ei ole mitte ühtegi R-tähte? Vist mitte, sellepärast, et järgmiseks on 18. oktoober ja see on Võru-Kandles. Võru-Kandles. See on kultuurikeskus. Kusjuures 19. oktoober on ilma R-täheta Sakala keskuses. Viljandis. Jaa, tubli, mul on väike geograaf. Viljandis saab käia suvel laulmas ja tantsimas. Seal lauldakse näiteks Kes Kergole, seda laulu. Ja täpselt, ja seal on ka väga ilusad kohvikud Viljandis ja nii, et kõik Viljandi sõbrad saavad tulla Viljandisse meid vaatama. Tädi Paula käib onu Matiga Viljandis kohvikus. Ja me käime seal kohvikutes, see on traditsioon. Ja näiteks 20. oktoober on, ma vaatan spikrit, emme vaatab Aruküla rahvamajas ja seal on lausa 2 tükki ühe päeva jooksul. Üks on lõunapoole kell 13 ja teine on õhtupoole kell 16. Aruküla rahvamaja. Rahvamaja. Ja siis
26 oktoober, jätke see kuupäev meelde, sellepärast, et siis on kõige huvitavam, kuna 26 oktoober toimub siin samas Leiutajate külas meie oma kohvikus. Siis me küll näeme emme ju kontserttuuri. Nii et tulge kõik kindlasti siia 26 oktoober. Jah, tulge meile külla. Siis võib tädi Paulale lilli ka tuua, ta on nii ilusasti kõik õpetanud. Ei ole vaja, ma teen hea meelega neid muusikatunde. Varsti tuleb koolis õpetajate päev ka. See on 7. oktoobril on õpetajate päev. Siis tuleb oma õpetajale ka lilli viia, sellepärast, et õpetajad on väga torredad ja õpetavad kogu aeg kõiki. Ja seoses selle meie kohvikuga, mina olen kuulnud, et meil toimub siin kohvikus veel igasugu üritusi. Nii et näiteks meil tuleb Loola Laasija ja igasugused sellised üritused. Margus Tabor tuleb ka siia etendust tegema. Seda informatsiooni leiate näiteks meie Facebooki lehelt. Aga kontserttuur ei lõppe veel selle 26-ga. Viimane päev on 27. Kui sa ühelegi eelnevast ei ole jõudnud, siis 27 sõida Valka. Valgas kultuurikeskus. Valga kultuurikeskuses on meil siis viimane kontsert. Jah, täpselt nii. Nii et ma loodan, et kõik leiavad endale mõne sobiva koha, sobiva kuupäeva ja äkki me näeme siis seal. Ikka näeme. Ja vaadake, ma olen nii nutikas. Mul oli spikker siin mikrofoni peal. Emmel on nii tillukene spikker. Ta oskab väga väikeselt kirjutada ka. Aga kuulge. Mis? Kas me saime nüüd kõik informatsiooni vist öeldud? Paula, või oli sul veel miskit? Tulge kohale, tehke kodus hääleharjutusi ja kindlasti tulge kohale ja õppige selgeks meie uued laulud, mis meie uue plaadi peal on. Ja aga tädi Paula, kuule. Ja Hubert? Kas mina saaksin nüüd kohe ka ühe laulutunni, siis kui me head aega ütleme, sellepärast, et mina tahan ka järgmisel aastal kontserttuurile minna. No teiega ma lähen Eurovisioonile, nagu ma aru saan. Nii et meie hakkame kohe uut lugu kirjutama ja läheme Eurovisioonile. No nii, aga kuulge sõbrad, mina ütlen teile nüüd head aega, võib-olla teised ütlevad ka, aga mina ütlen nüüd head aega, sellepärast, et ma lähen Eurovisiooni laulu kirjutama. See you later, alligators! Näeme kontsertitel! Tšau! Tšau!